Meie mets hoiab kokku 4 stiihiat, mis on meie eluks asendamatult vajalikud. Need on tuli, vesi, õhk ja loodus. Eestlased on kasutanud ammu metsakuiva, et oma kodusid soojas hoida. Küttepuude kütmisest saadud soojus on lihtne ja efektiivne viis talve üleelamiseks. Kodusoojus ja puupliidil valmistatud roog on saatnud meid läbi sajandid. Puhas mage vesi on muutumas kalliks ressursiks kogu maailmas. Joogi vee eest makstakse päris krõbedat hinda ja see hind aina kasvab. Kui praegu maksab meil 1 liiter vett veel 1 euro, siis 10 aasta pärast on see hind juba 10-kordne. Eesti on rikas magevee varude poolest just tänu metsadele. Puude massiivid talletavad suurt vee hulka oma juurestikus ja tüvedes. Metsaalad ei lase pinnasel kuivada ja toetavad seeläbi vihmavee filtreerimist ning imbumist põhjavette. Tänaseks päevaks on suureks probleemiks saanud põhjavee reostus. Just ameeriklaste poolt välja töötatud mürgi poolt. Umbrootõrjena kasutuses olev glüfosaat on reostunud juba üle 70% meie kaevuveest. See on Roundupi nime all müüdav mürk, mis on kantserogeenne mürk kogu loodusele, kaasa arvatud inimesele, põhjustades steriilsust. Üheks suurimaks Roundupi kasutajaks meie maal on Eesti Raudtee. Seda mürki kasutatakse liiprite vahelise ala umbrootõrjeks. Kui meie Rail Baltica projekt peaks õnnestuma, kasvab selle mürgi kasutus veelgi. Raudtee läheduses saadud kaevuvett tuleb kindlasti kontrollida enne joomist. Vesi on ülioluline maavara, mis hoiab meid tervena ja meie mõistuse selgena. Paljudes maailma linnades lisatakse joogivette fluori, mis ähmastab meie mõtlemise ja blokeerib käbinäärme tööd. Fluori leidub ka harilikus hambapastas, mis on meie kehale tegelikult mürgine. Igal Eesti perel peaks olema oma kaev, kus nad saavad puhast joogivett. Iga laps teab, et puud toodavad hapnikku, mida meie oma hingamiseks vajame. Ja veel olulisem, et puud kasutavad selleks süsihappegaasi, mida inimkond oma tegevusega toodab. See teeb meie metsadest parima ja kõige efektiivsema õhu puhastamise organismi. Kui kõik valitsused ja ettevõtted kuulutavad, et me peaksime vähendama süsihappegaasi teket, siis miks me hävitame kõige tõhusama õhupuhastussüsteemi, mis töötab autonoomselt meie heaks? Looduslik õhupuhastussüsteem ei maksa meile mitte midagi. Selle asemel, et teha lageraideid, peaksime me hoopis suunama kõik ressursid ja vahendid uute metsade istutamisele. Jahimeestele anti ette kvoodid tappa aastas 36 000 metssiga ja neid jahiseltse, kes kvooti täis ei tee, ähvardati litsendist ilma jätmisele. Ja ei olnud vahet, kas loomal oli viirus veres või ei olnud. Isegi kui jahimehed andsid sama vereproovi mitme looma pähe, tulid laborist alati erinevad tulemused. Aga ka sellest on veel vähe. Viimased aastad on käinud halastamatu jaht viimastele ellujäänutele, et lõplikult hävitada see liik meie maal. Samuti on läinud tuline metskitsede küttimine lahti. Kitsede puhul ei ole ka ühtki haiguse ettekäänet ette näidata.